Milline oleks sinu elu, kui sul ei oleks arvutit? Paljude suurte perede jaoks on kahjuks see reaalsus. Neil lihtsalt ei jagu raha, et osta endale arvutikomplekti. Ettevõtlik Tartu inimene Vello Kivi on loonud tehnikaringluse, kuhu saab tuua kodudest ja kontoritest vanad arvutid, mida enam ei kasutata. Need, millest asja ei saa, lähevad ümbertöötlemisele. Teised arvutid teeb Vello ilusti puhtaks, hoolitseb, et nad oleks ilusti komplekssed, paneb uue tarkvara peale ja seejärel toimetab sotsiaaltöötaja kaudu nende peredeni, kes vajavad seda kõige enam. Väga raske olukord oli, kui ma Tartusse üldse tulin ära. Võtsin madratsi ja läpaka ja 180 krooni oli taskus. Istusin õhtul bussi peale Rakveres. Sõitsin Tartusse, ma ei teadnud, kas ma korterist saan. 80 krooni oli bussipilet, 100 jäi mul veel siis siin, et äkki ma saan mõne võileiva või hamburgeri ja küll ma siis päeva peal leian. No ei, ma sain ilusti korteri. See oli üks suur katsumus. Üks variant, sa oleks võinud ju teha enda mingi töökoja, kus sa lihtsalt remondid raha eest arvutid kogu lugu, aga kus sa mõtled ikkagi nii, et ma tahan et sa tahad seda annetada edasi ja seda lihtsalt ära anda? Nüüd raha eest tegijaid on ju küll ja küll. Ja vaata, kui palju neid inimesi, kellel ei ole arvutit, kes ei jaksa raha eest osta. Neid on ju, ma ei tea, kui palju, Tartus on 3000, üle 3000 töötu oli siin vahepeal ja palju on neid puuduses elavaid inimesi, suuri peresid, kes sotsiaalabi saavad. Kus nemad saavad? Nad jäävadki arengus maha. Ja lõpuks on see üks inimklass ja teine inimklass ja kus see siis õiglus on? See ei ole õiglus. Meie külastuse hetkeks oli Vellol valminud juba 26 arvutikomplekti, mis olid toimetatud abivajajateni. 4 komplekti olid parasjagu töös. Elektritöö on päris kallis, ega mul läks elektripita katki, külmkapp läks katki, nüüd tuleb välja visata, aga mul raha ei ole. Tekitas mõte, et aga kus teised saavad? Teised ka ei saa, mina ka ei saa. Tähendab on see tühi koht on jälle ühiskonnas, kus on jälle selline nõrgematele teenuse pakkumine. Seda ei ole. Lähed poest ostad uue, aga kõik ei saa osta. Okei, võta laenu, aga kaua sa jõuad laenu võtta, ükskord on näpud põhjas, nii kui minul praegu on laenud näpud põhjas. Et need augud tekitavadki uusi ideid ja uusi mõtteid. Vellal on tehnikaringluse jaoks tõeliselt köitev visioon. Tema nägemuseks on see, et aasta jooksul ehitada 365 arvutikomplekti ja toimetada need abivajajateni. Ent selle nägemuse realiseerimiseks ei piisa ainult Vellost endast. Just seepärast on ta kaasamas vabatahtlikke üle Eesti, kaasamas kõiki neid tehnikahuvilisi, kes aitaksid selle visiooni realiseerimisel, andes arvutitele uue elu ja tuues paljudele peredele naeratuse näole.